Tervist! Alustame siis 5. loenguga sarjast vedelikud teadmised ja vedelik maailmakäsitlus. Ja oma esimeses 4. loengus me oleme siis käsitlenud teemat vastavalt sellele skeemile, mis me siin esimene kord tegime. Ja oleme rääkinud elusolendist, ehk siis hingest, sellest, kes elusolend on, et me ei ole need kehad, me oleme igavesed hinged ja rääkisime materiaalsest maailmast üsna põhjalikult. Vaatasime, mis elementidest ta koosneb ja vaatasime siis eelmine loeng seda, kuidas siis elusolend on mõjutatud materiaalsest maailmast ja et nende vahel on siis karma, mis siis toimib kahes suunas, et siis elusolend ühtepidi mõjutab materiaalset maailma, suudab siin muudatusi mingil määral tekitada ja materiaalses maailmas tegutsedes elusolend saab siis vastavad tagajärjed, ehk siis toimib põhjuse tagajärje seadus, karma, mida me siis võtame endaga kaasa kehast kehasse hingena ja võtame vastu siis vastavad viljad. Ja nüüd 2 loengut on meil siis plaani järgi jäänud veel ja täna on plaanis rääkida siis selle skeemi, sellest ülemisest osast, mis siis räägib veedades absoluutsest tõest. Ja viimasesse loengusse siis jätame selle jooga osa, ehk siis kogu selle teadmiste sellise praktilise poole. Sellepärast, et kui meil on lihtsalt teadmised, aga meil ei ole seda 2 muud elementi, ehk meil ei ole eesmärki, milleks me teadmisi rakendame, ega ei ole tegevust, kuidas me neid teadmisi rakendame, siis nendest teadmistest on vähe kasu. Samamoodi, kui me tegutseme mingisuguse eesmärgi nimel, aga me ei tea, miks me seda teeme, meil pole teadmisi, siis on tulemus ka puudulik. Ja ilmselt tänapäeval üsna levinud tegutsemise viis, kus inimesed lihtsalt tegutsevad, omades siis ka mingisuguseid teadmisi, muidugi mitte vedelikke teadmisi, kõrgemaid teadmisi, vaid mingisuguseid praktilisi teadmisi, aga sageli inimestel eesmärk tegelikult puudub. Või on siis see eesmärk väga muutuv. See puudutab meid kõiki. Et see eesmärgi omamine on väga oluline. Ja selles absoluutse tõe kontekstis me räägimegi sellest, et mis siis nagu veedad meile räägivad sellest, et mis peaks olema inimese eesmärk üldse siin maailmas, mis peaks olema elusolendi eesmärk kogu eksistentsi jooksul. Eesmärk on väga oluline, sellepärast, et eesmärk annab inimesele entusiasmi. Rupa Goswami teoses, kus ta räägib vaimse tee siis detailidest pühendumuse nektaris. Juhenduste nektaris on see värss, kus ta ütleb siis seda, et kõige tähtsam ja kõige esimene omadus ongi siis entusiasm. Et meil on vaja selleks, et üldse edasi liikuda, on vaja entusiasmi. Ja entusiasmi põhimõtteliselt alus ongi eesmärk. Kui meil on eesmärk, siis on inimesel entusiasm. Kui on entusiasm kadunud, siis tuleb otsida põhjus selles, et tõenäoliselt on meil meelest ära läinud, mis on meie eesmärk. Et kui me selle eesmärgi nagu taastame endal, mõttes, siis tuleb entusiasm tagasi. Ja samuti on sellega seotud otsustavus. Kui inimene tegutseb, siis ta peaks tegutsema otsustavalt. Et see on ka otseselt seotud entusiasmi ja eesmärgiga. Nii, võtame siis värsi Srimad Bhagavatamist, esimesest laulust 5. peatükk, 18. värss. Ja sanskriti keeles kõlab see värss siis umbes niimoodi. Tasyaiva heto prajateta koido na labhyate yat
Brahmatam uparyadha tallabhyate dukhavad anyata sukham kalena sarvatra kabhira ramhasa. Ja selle värsi tõlge kõlab siis järgmiselt. Räägib Narada Muni, kes on siis kogu universumist tuntud tark, ja ta ütleb siis järgmist. Inimesed, kes on tegelikult arukad ja filosoofiliste kalduvustega, peaksid püüdlema üksnes selle eesmärgi poole, mis ei jää kõrgeima Brahmaloka ja madalaima Paatala planeedi vahele. Mis puutub õnne, mida saame meelte naudingutest, siis see tuleb automaatselt ise aja jooksul. Nii nagu meid saadavad ka kannatused, kuigi me ise neid ei soovi. Okei, teeme need väiksed palved ka ära, siis saab õige meelelu. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om agyantimiranyasya gnananjala shalakaya shakshurun malitamyana tasmai shri gurave namaha. Ma sündisin sügavaimas teadmatuses, kuid minu vaimne õpetaja avas minu silmad teadmiste tõrviku valgus. Ma avaldan talle austust ja kummardan tema ees sügavamas lugupidamises. Nama Vishnu Padaya Krishna Prishtaja Budale Shimata Bhakti Vedant Swami Nityanamene Namaste Sarasvati Vika Urvani Prishtaja Nirise Suinavadi Pashkyati Vitari. Nama Vishnu Padaya Krishna Prishtaja Budale Shimata Bhakti Vedant Bhakti Vedant Radmaada Savinamiri Pamashtatana Pratashkam Namamiham. Niisiis, see on iseenesest väga huvitav värss, et siin on põhimõtteliselt 2 osa, mõlemad osad on hästi huvitavad. Esimeses osas öeldakse niimoodi, et siin konkreetselt Narada õpetab, kuhu me peaksime panema oma eesmärgi. Ja see konkreetne juhendus seisneb selles, ehk siis see vedaliku kosmoloogia järgi on siis kõrgeim planeet on Brahmaloka, kus siis elab Brahma, meie universumi nii-öelda isa, siis see, kes selle lõi selle universumi. Ja madalaim siis planeet on siis Paatala. Ja siis nende kahe planeedi vahele siis nii-öelda piltlikult jääb siis meie universum. Ja siin konkreetselt Narada ütleb seda, et meie eesmärk ei peaks olema nende 2 planeedi vahel. Mis tähendab seda, et eesmärk tuleb asetada maksimaalselt kaugele. Eesmärk peab olema sisuliselt teatud mõttes isegi nagu inimese hetke olukorra jaoks täiesti kättesaamatu, sellepärast et kui inimesel on see eesmärk materiaalses maailmas, siis inimene ta alateadlikult nii või teisiti ta teab, et see tegelikult selle eesmärgi täitudes ta ikkagi ei saa täielikku rahuldust. Ja vedad soovitavad selle sihi panna siis ikkagi väljapoole materiaalset maailma, ehk siis vaimse maailma piiridesse. Nii et vedade lait on väga kõrge. Et teevad ära kõikidele sportlastele ja teistele ärimestele siin meie planeedil. Ja teine huvitav mõte, mis on siis see, ma tegelikult seda ühes loengus siin mainisin ka, et mis puutub õnne, mida me saame meelte naudingutest, siis mida inimesed nii meeleheitlikult taga ajavad ja püüavad seda meelte naudingute läbi seda õnne saada, siis siin Narada ütleb täiesti selgelt selle välja, et see õnn tuleb ise automaatselt aja jooksul. Ja täpselt samamoodi nagu kannatused saadavad meid, kuigi me ise neid ei soovi. Täpselt samamoodi, kui me seda õnnega ei sooviks ja me ikka tegutseme, siis ta tuleb ikkagi aja jooksul. Nii et materiaalses maailmas panna oma mingi materiaalne eesmärk endale sihiks ja näha selles siis eesmärgis õnne saavutamist, siis see on, selles mõttes siin Narada Muni ütleb, et seda ei ole vaja teha, see tuleb iseenesest. Et eesmärk peab olema oluliselt kõrgemal. Nii et tegelikult siis inimene, ta
kas ta teadvustab seda või mitte, aga inimest innustab ainult eesmärk, mis on siis väljaspool meile kättesaadavat. See on see, mis tõeliselt inimest innustab. Ja ainuüksi see teeb meid õnnelikuks. Ja inimene alateadlikult ta lihtsalt teab, et need teised eesmärgid tegelikult ei täida tema unistust. Ja kuhu siis konkreetsemalt see eesmärk püstitada? Selleks ma võtsin ka ühe Srimad Bhagavatami märsi ja loen selle ette. See on siis ka Srimad Bhagavatami esimesest laulust, teine peatükk, 10. värss. Ja see värss kõlab siis niimoodi. Elusoovid ei peaks kunagi olema suunatud meelte nautimise suunas. Peaks soovima üksnes tervislikku elu. See on ainuke, mis me peaksime soovima siis. Õpetavad meile veedad. Ehk enese alalhoidmist, kuna inimene on mõeldud selleks, et uurida absoluutse tõe kohta. Mitte miski muu ei peaks olema tegevuste eesmärgiks. Et selles mõttes on veedade latt veel kord on väga kõrgel ja loomulikult tänapäeva inimese jaoks kõlab see väga radikaalselt, et me peaksime soovima ainult seda, et ennast lihtsalt alal hoida, et me tervis oleks korras ja et meil oleks minimaalsed vajadused rahuldatud ja kogu ülejäänud energia suunata siis absoluutse tõe uurimiseks ja selle mõistmiseks. Aga see on tegelikult ainukene võimalus, mis inimese lõppkokkuvõttes õnnelikuks teeb, sellepärast et see tohutu soovide hunnik, mis meid saadab, nende materiaalsete soovide hunnik ja kogus, see on üsna selge igale ühele, et see põhjustab meil ainult probleeme ja takistusi tegelikult meie teel, aga me ei ole selleks valmis, sellest kõigest valmis loomulikult veel loobuma. Lihtsalt esialgu on see lihtsalt teoreetilisel tasandil. Me teame, et see on ideaal, et veedad soovitavad meile sellist elu. Ja on paljud inimesed, kes on sündinud väga hea karmaga ja targad paljud, kes on jõudnud siis selleni, et nad on mõistnud seda ja reaalselt rakendavad seda oma elus. Ma võtsin siin täna kaasa ühe raamatu, mis siin eesti keeles ilmus. Ma pärast tahan lugeda siit ühe katkendi ka. See on Radharanath Swami, on üks Ameerikas pärit vaimne õpetaja. See on tegelikult minu õpetaja, ja kes on siis omakorda Srila Prabhupada, kes siis on Bhagavad Gita kommentaarid kirjutanud ja ka Srimad Bhagavatami kommentaarid, mida olen lugenud. Tema siis Radharanath Swami on Srila Prabhupada õpilane. Nii et see on selline õpilase õpetaja järgnevusahel. Ja võt see sama Radharanath Swami, kelle ühe katkendi ma siin natuke hiljem loen. Tema elu oli selline, et ta sisuliselt noore poissina juba valiski endale sellise elu. Täiesti loomulikult tal ei olnud mingisuguseid erilisi materiaalseid vajadusi. Ja elas niimoodi ja oli väga õnnelik, saavutas väga kõrge vaimse tasandi, praegu ta on tuhandeid õpilasi. Nii et miks ma selle näite toon, on see, et see, meile võib tunduda, et see on lihtsalt teooria ja võib-olla meie unistus, aga ta on paljude inimeste jaoks on ikkagi reaalne, et paljud inimesed elavad sellise mõtteviisiga. Et lihtsalt kindlustada endale minimaalne vajalik ja et keha koos seisaks ja kogu lugu. Ja ülejäänud energia suunata siis kõrgemate asjade mõistmiseks. Nii, aga siis mis on siis see absoluutne tõde, mida siis siin värsis öeldakse, et inimene on mõeldud selleks, et uurida selle absoluutse tõe kohta. Et võt see oligi mul täna siin esimene loengu osa, et me võtame selle absoluutse tõe siis siin ka nagu osadeks ja teeme selgeks endale, mida siis veedad peavad silmas absoluutset tõe all. Kui me räägime absoluutsest tõest, siis me tegelikult räägimegi sellest, mida inimesed nimetavad jumalaks.
ja teadmised Jumala kohta on lääne ühiskonnas pehmelt öeldes puudulikud. Sellepärast, et sisuliselt seda kuskil ei õpetata, koolis seda ei õpetata nagu konkreetselt süsteemse õppeainena. Ja kahjuks piibel ei suuda oma teadmistega nagu katta kõik need aspektid, kuigi piiblis on nad olemas, aga nad ei suuda nagu nii detailselt neid avada, nagu neid avavad veedad. Ja selleks, et siis mõista absoluutset tõde, ma loen siin ette järgmise värsi, mis on siis, tegelikult ongi selle sama eelmise värsi järg, kus siin siis öeldakse, et tuleb uurida absoluutset tõde, siis järgmises värsis ongi siis meil kirjas, millest see absoluutne tõde siis koosneb. See kõlab siis niimoodi. Õppinud transcendentalistid, kes tunnevad absoluutset tõde, nimetavad seda mitte kahest substantsi brahmaniks, paramatmaks või bhagavaniks. Ehk siis kolm aspekti on sellel absoluutse tõe mõistmisel. Need on sanskritekeelsed väljendid. Ja hakkame sellest selgitamisest pihta, siis kõigepealt võtame selle brahmani aspekti siis. Brahman, mis siis iseenesest kujutab kogu energiat, mis siis nagu Jumalast kiirgab. See on kõiksus, see veedad kirjeldavad seda kui Jumala sära. Ja see sisuliselt see läbib kõike. Ja seda Jumala aspekti on võimalik tegelikult inimesel oma mõistuse abil suhteliselt lihtsalt mõista. See aspekt seisneb nimelt selles, et kui me ükskõik, mida me suudame ette kujutada, kui me selle kõik kokku liidame, nii-öelda summa summarum, siis vot see on brahman. Ehk siis kõik mõeldav universum, lõpmatu arvu universumeid, kõik vaimsed energiat, materiaalsed energiat, kõik see kokku moodustab siis ühe sellise substantsi nagu, mille kohta meil materiaalses maailmas ei olegi õiget väljendit, et ongi nagu aines või kogum siis. Ja see Jumala aspekt on impersonaalne. Et on olemas siis jämedalt kaks Jumala käsitlust. Üks on impersonaalne, kus siis ei ole tegemist isiksusega ega sellel aspektil ei ole isikuomadusi. Ja 12 aspekti, millest me räägime, siis neil on juba isiksuse omadused. Ja seda brahmani aspekti, kuna teda on suhteliselt lihtne mõista, siis tänapäeval paljud nii-öelda transcendentalistid, ehk siis need, kes tegelevad siis teispoolsuse küsimustega, nemad on võtnud endale selle brahmani mõistmise siis nagu eesmärgiks. Ta on üsna populaarne nii budismis kui siin teistes suundades. Ja siin brahmani Jumala mõistmise puhul on sageli inimeste eesmärk siis kas lihtsalt sulanduda sellesse kõiksusesse, nii-öelda saada selle suure summa summarumiga üheks või siis teatud mõttes lihtsalt lahustuda kuskil tühjuses, sest et tühjus on ka samamoodi selle brahmani osa. See brahman sisaldab kõike, nii tühjust kui ainet. Ja sellepärast ta on nagu suhteliselt vähese vastutusega suhe Jumalaga, et mingit suhet meil ei teki, lihtsalt me kuskile sulame, kaome ja sellepärast inimesed võtavad seda aspekti suhteliselt lihtsalt vastu ja hakkavad sellele siis mediteerima ja selle poole liikuma. Need kolm aspekti on teatud hierarhias, sellepärast
et nad ei ole mitte ühel pulgal, siis nagu mõistmise osas. Et see Brahmani aspekt on veedade järgi siis, ütleme, et see esimene Jumala aspekt, mida inimesed siis nagu teadvustavad. Sellest siis kõrgemal asetseb siis Paramatma. Paramatma, siis sõna atma on meil siin enne juba ette tulnud, atma tähendab siis hinge ja param tähendab siis kõrgem, ehk siis eesti keeles on see ülihing. Ja veedad kirjeldavad ülihinge meie kehas, kui kahte linnukest, kes istuvad meil siin hing asub siin kuskil südame piirkonnas, on veedades kirjutatud. Ja see Paramatma asub temal siin suhteliselt lähedal. Ja need on nagu kaks linnukest, kes istuvad oksa peal niimoodi. Ja Paramatma lihtsalt vaatab, mida see teine linnukene siis teeb, mis ta säutsub, mis ta tahab, mida ta siin materiaalses maailmas toimetab. Ja ta üldiselt nagu vahel ei sega meie toimetustele. Nii et veedade järgi on siis Jumal esindatud meie sees Paramatmana. Ja võt see Paramatma aspekt on nüüd selline, kus siis Jumal laiendab ennast kõikidesse elusolenditesse ja kõikidesse aatomitesse. Nii et ta on Paramatmana, on ta kohal igas pisikeses materiaalse maailma osakeses. Ja võt, kui seda Brahmani aspekti on võimalik mõista nii-öelda loogika abil ja mõistuse abil, siis siin Paramatmat ja Brahmani aspekti koos mõista on meil juba mõistuse abil võimatu. Ehk siin teisisõnu, siin tuleb loobuda loogikast. Sellepärast, et mõistus ei saa hakkama selle ülesandega, kuidas saab mingisugune substants asetseda samaaegselt kõikjal, läbida kõike ja samaaegselt olla üksinda esindatud igas osakeses. Ja ometi need kaks aspekti toimivad samaaegselt, sest see on Jumal. Jumal on kõigeks võimeline. Ja see on väljaspool, need teadmised on juba väljaspool siis materiaalset maailma käsitlust. Ja järgmine kord, kui me räägime nendest praktikatest, siis me just vaatamegi, kuidas veedad näitavad, milliste praktikate abil on võimalik siis inimesel teadvustada seda Brahmani aspekti, milliste praktikate abil on tal võimalik teadvustada seda Paramatma aspekti ehk ülihinge. Et joogid, kes sooritavad teatud praktikaid, nad siis mingil hetkel lihtsalt hakkavadki nägema seda ülihinge enda sees. Ehk siis nad hakkavad nägema Jumalat, seda Jumala ülihinge aspekti endaga kaasas käivana. Ja kolmas aspekt, siis millest meil absoluutne tõde koosneb, on siis Bhagavan. Bhagavani aspekt on samamoodi nagu Paramatma aspektki isiksuslik aspekt, Jumala isiksuslik aspekt. Tema on selle vahega isiksuslik aspekt, et teda on ainult üks. Kui Paramatmat on lõpmatu arv, palju, väga palju. Ja Paramatma on meil ainult materiaalses maailmas, ainult materiaalses universumis. Siis Paramatmat vaimses maailmas ei ole. Siis Bhagavan, Jumal isiksusena, asetseb siis algselt, tema asetsebki vaimses maailmas. Ja kes on Jumala isiksus? Jumala isiksus on see, kellest siis lähtub kõik. Lähtuvad kõik energiat, täpselt samamoodi nagu meist isiksustena lähtuvad teatud energiat. Ja kellest lähtub siis see tema sära, see Brahman. See saab kõik alguse nagu sellest isiksuselt. Kõik, mis siin maailmas seda maailma läbib,
kannab endaga isiksuse omadusi. Ja Vedades on väga hea analoogi põhjal neid 3 aspekti kirjeldatud, selleks on räägitud päikesest. Ja ma mõtlesin just, kui väikesed lapsed päikest joonistavad, siis kuidas nad joonistavad. Tavaliselt nad teevad ka päikesele suu ja et lapsed näevad tegelikult maailma läbi selle isiksusliku aspekti, et nad näevad päikeses ka isiksust. Ja Vedade järgi on kõik isiksused, kõik, isegi piim, mis potis keeb, on isiksus. Ja kuidas seda päikse abil siis seda mõista? Ma loen teile ette Srila Prabhupada kommentaari Bhagavad Gitast, sest et tema oskab neid asju väga täpselt alati meile selgeks teha. Neid 3 jumalikku aspekti saab selgitada siis selle päikese näite varal. Nimelt, kui päikese valgust, päikese pinda ja planeet päikest ennast. Seda, kes uurib vaid päikese valgust, ehk siis Brahmani, võib pidada ettevalmistavate teadmiste omandajaks. Seda, kes omab teadmisi päikese pinnast, ehk siis Paramatmast, võib pidada juba suuremate teadmiste omajaks. Ning see, kes on võimeline jõudma päikesele, ehk siis Bhagavani aspekti juurde, on kahtlemata kõrgemalt arenenud. Õpilasi, kes rahulduvad päikese valguse mõistmisega, mõistes selle universaalset läbimisvõimet ning impersonaalse olemusega sära, võib võrrelda nendega, kes teadvustavad absoluutsest tõest vaid Brahmani aspekti. Õpilast, kes on arenenud edasi ja omab teadmisi päikese pinnast, võib võrrelda absoluutse tõe Paramatma aspekti teadvustajana. Ning õpilast, kes on võimeline sisenema päikese keskmesse, võib võrrelda absoluutse tõe kõrgema aspekti teadvustajaga. Seega on paktad ehk absoluutse tõe Bhagavani aspekti teadvustamiseni jõudnud transcendentalistid kõrgemal tasemel olevad transcendentalistid. Ehkki kõik absoluutse tõe uurijad tegelevad ühe ja sama temaatikaga. Päikese valgust, pinda ja päikeses toimuvaid sisemisi protsesse ei saa üksteisest eraldada. Kuid sellegipoolest ei viibi 3 erinevat aspekti vaatlevad õpilased ühel tasandil. Et mida siin Prabhupada toob välja, just nimelt selle momendi, et ühest küljest on need 3 aspekti alati üheaegselt eksisteerivad. Ja kui näiteks inimesed uurivad ja püüavad mõista Jumala impersonaalset siis seda osa, ehk siis seda Brahmani aspekti, siis neil on väga palju õigus. No selles mõttes neil ongi õigus. See ongi osa Jumalast, see ongi osa absoluutsest tõest. Aga kui selle juures jätta välja ja eitada siis teisi nii-öelda absoluutse tõe aspekte, siis on see puudulik teadmine. Ja samamoodi inimesed, kes käsitlevad Jumalat isiksusena, täiuslik maailma nägemine ja täiuslik siis absoluutse tõe tunnetamine ikkagi on läbi selle, et inimene näeb seda ülinga kohal olevana igas elus olendis, eraldiseisvana kassis, hiires, kärbses, inimestes ja samamoodi näeb ta siis seda absoluutse tõe energiat läbivana kogu maailma. Et selline filosoofia, et Jumal lõi selle maailma ja nüüd ta Bhagavani aspekt on seal kuskil olemas, istub seal pilve peal, kõlgutab oma jalgu, aga me teeme siin, mis tahame, lõhume seda maailma, ekspluateerime seda, kaevame seda, mis meil pähe tuleb maa seest ja kasutame seda nii, nagu ise tahame, siis see on puudulik absoluutselt teadvustamine. Et täiuslik on teadvustada neid kõiki samaaegselt, aga samas näha neid ka eraldiseisvana. Et selline on siis lühidalt see nägemus, kuidas Vedad näevad siis seda absoluutset tõde, kuidas nad meile seda tutvustavad. Kes on kõrgem isiksus? Bhagavan, kellest Vedad räägivad. Vedad nimetavad
Jumalal on isiksusena on palju erinevaid nimesid. Täpselt samamoodi nagu seda samast päikest me võime nimetada erinevates keeltes eri nimedega. Meil on aurinko, sonne, sun, soltse ja nii edasi, päike. Aga kõik, kes neid nimest nimetavad, nad mõtlevad ikkagi ühte sama asja, nad mõtlevad kõik päikest. Täpselt samamoodi on olemas Jumalal tuhandeid eri nimesid. Ja kui inimesed ütlevad issand või ütlevad nad mingi muu Jumala nimetuse, mis Jumala nimetus meil on veel, Allah, siis tegelikult kõik inimesed räägivad ühest samast isiksusest. Ja veedad nimetavad seda isiksust Krishna. Krishna tähendab siis põhimõtteliselt lahti seletatuna see, kes kõiki kõidab, ehk siis kõiki kõitev. Ja see isiksus, siis, kes on algselt siis kirjeldatud siis, Jumalana ja reaalselt siis vaimsmaailmas eksisteerib, tema on siis see, kellel on need kõik omadused, mida inimesed tegelikult ihaldavad ja mida nad jumaldavad, mida nad kummardavad tegelikult. Et kui me vaatame näiteks, keda inimesed kummardavad, inimesed kummardavad need, kes on rikkad ja edukad, kuulsad näitlejad näiteks, Hollywoodi näitlejad või siis mingid väga rikkad inimesed. Ühesõnaga, materiaalses maailmas inimesed kummardavad ja austavad neid, kes nende silmis rohkem naudivad. Aga Jumalal on kõik need omadused siis olemas. Tema on siis see, kellel on kõik kogu jõud. Ehk siis see isiksus, ta omab kogu jõudu, mis üldse on olemas. Ehk teisisõnu, ta on kõige tugevam. Siis ta on kõige kuulsam. Kogu kuulsus on algselt tuleb temalt, see inimeste kuulsuse vajadus ja see kuulsuse kummardamine, see on tegelikult algselt selle isiksuse omadus. Siis ilu kolmandaks. Kogu ilu, kõik see ilu, mida inimesed siin maailmas hindavad ja näevad, see kogu ilu on algselt lähtub sellelt isiksuselt. Siis kõik teadmised, neljandaks. Kõik teadmised, mis meil on, nagu ma olen seda varemgi ütelnud, et me oleme seda kuskilt saanud ja see tegelikult see ahel viib tagasi just nimelt selle isiksuse juurde, Bhagavani juurde, kellelt need teadmised siis algselt lähtuvad. Ja kõige huvitav on see, et selle kõige juures, selle kuulsuse, rikkuse, ilu juures on ta kõige loobumuslikum. See tähendab seda, et kui keegi ei ole millessegi üldse kiindunud, siis see on Jumal. Ta ei ole absoluutselt kiindunud sellesse, mida ta omab. Ta ei ole kiindunud oma varasse, ta ei ole kiindunud oma kuulsusse, ta ei ole kiindunud oma jõusse ega oma teadmistesse. Erinevalt meist, kes me oleme väga kiindunud oma nendesse omadustesse siin materiaalses maailmas. Ja selline isiksus, kellel on siis kõik nii-öelda absoluutsel kujul, ehk siis maksimaalsel kujul need omadused olemas, vaat selline isiksus ongi, on siis veedade järgi Jumal. Ja temaga on võimalik hakata suhet looma, veedad õpetavad, kuidas seda teha. Ja sellest ma järgmine kord räägin siis eraldi, et kuidas siis on võimalik teadvustada siis Brahmani, kuidas on võimalik Paramatmat teadvustada, kuidas on võimalik teadvustada Bhagavani aspekti. Ja mis see meile igaüks siis eraldi teadvustatuna siis annab. Nii, et see lõik praegu ühe asja ma räägiks ja juurde veel seekord ära ikkagi, et ma mainisin juba, et seda Brahmani aspekti, et inimesed on väga vastuvõtlikud tänapäeval sellele. Sellepärast, et ta on nii-öelda juba väljaspool seda materiaalset maailma inimesed, paljud inimesed, kes juba otsivad midagi muud sellele igapäevastele toimetustele lisaks, nad väga suure tõenäosusega esimese asjana nad kohtuvad just nimelt selle Jumala impersonalistliku, siis ebaisiksusliku aspektiga ja hakkavad siis selle peale mõtlema ja selle kohta rohkem uurima. Ja see on inimestele suhteliselt lihtsalt nagu vastuvõetav, sest et esiteks
ta ei sea meile mingeid erilisi kohustusi. Me lihtsalt võime seda vaikselt hakata sellega tegelema ja mitte midagi eriliselt oma elus muutmata. Paramatma aspekti on raskem, oluliselt raskem mõista. Seda sellepärast just üks suuremaid takistusi on muidugi see, et üks suuremaid kannatuste tekitajaid meil siin maailmas ongi teised elusolendid, ja hakata nüüd nägema nende teiste elusolendite sees seda paramatmat, ülihinge, jumalat, selle juures, kus nad tulevad ja teevad meile neid kannatusi, solvavad meid, panevad meid rasketesse olukordisse ja nii edasi. Et see on väga raske, et me nagu samaaegselt näha, et oi, jumal on nii kallis ja tuleb, ütleb mulle nii halvasti, siis seda on nagu raske samaaegselt meil teadvustada. Ja muidugi selle paramatma juures on omad riskid, mida veevad siin välja toovad, et sageli on selliseid juhtumeid, kus joogid siis tõesti olnud jõudes siis selle paramatma ülihinge nägemiseni enda sees, nad võivad sattuda väga kergesti segadusse ja hakata seda ülihinge siis, ehk siis seda jumalat pidama iseendaks. Ehk siis inimene, sealt on nagu üks väga väike samm selleni, et inimene ütleb, et tegelikult mina olengi see sama, kellest te räägite, see paramatma, et saame tuttavaks. Et Jumal räägib teiega. Aga Bhagavan siis, Jumala isiksuslik aspekt on teatud mõttes kõige raskemini inimestele siis aktsepteeritav ja kõige raskemini vastuvõetav. Bhagavad Gita toob välja 3 väga head põhjust, miks see niimoodi on. Et esimene põhjus, miks see on niimoodi, on siis raga sanskriti keeles ehk siis kiindumus, mis tähendab seda, et inimesed me oleme niivõrd kiindunud sellesse materiaalsesse maailma. Me oleme niivõrd kiindunud oma rahasse, oma asjadesse, oma peredesse, oma riiki, kõigesse sellesse, millega me ennast siin samastame ja mille keskelt me siin toimetame. Et me tegelikult me isegi ei mõtle sellest väljapoole. Ja kui keegi meile ütleb, et Jumal on isiksus, et tal on nagu keha ja tal on kuju ja keegi meile teda kirjeldab, et ta näeb välja selline ja selline, et tal on nagu detailselt seal, millised on tema silmad ja käed ja keha ja nahavärv ja nii edasi, siis mis me automaatselt teeme? Me automaatselt samastame teda samasuguse kehaga nagu meil. Samasugune, lõikad sisse, tuleb verd, lööd, ta saab haiget ja nii edasi. Et mille pärast ta siis peaks nagu rohkem Jumal olema kui mina? Et olles sellise materiaalse maailma käsitlusega, on inimesel väga raske mõista, kuidas Jumal saab olla kehas ja tulla veel siia planeedile ja toimetada siin ja teha mingisuguseid tegusid siin. Et see on ju puhas muinasjutt, et millest me räägime. Aga Veedad räägivadki, et kogu trikk ongi siin selles, et tegelikult isegi kui Jumal tuleb siia planeedile, siis tal ei ole see materiaalne keha ja ammugi ei ole tal materiaalne keha algselt seal vaimses maailmas. Lihtsalt meie materiaalne mõistus ei suuda selliseid asju kohe nagu lahti hammustada ja sellest kõigest aru saada. Ehk siis siin on palju erinevaid siis filosoofiaid, mis on takerdunud sellest ja selle kõige soov on selles, et lihtsalt liiga palju on materiaalseid soove ja inimesed lihtsalt ei hooli vaimsest elust. Ja nad peavad seda materiaalset avaldumist siis kõige kõrgemaks, mis siis ongi nende jaoks siis Jumala aseaine. Teine põhjus on bhaya ehk siis hirm. Ja see seisneb selles, miks inimestel on hirm, miks inimestel on nii suur hirm Jumala ees, on just nimelt see, et kui me räägime Jumalast kui isiksusest, siis esimene mõte, mis inimesel on, et ei, aitäh, mulle nendest isiksustest piisab. Et taas üks isiksus, taas üks vastutus ja veel milline vastutus. Et okei, sõbra ees mul on seal vastutus mingil määral on, aga ma võin ta iga päev, iga hetk nii-öelda ju oma elust välja lõigata. Jumal isiksusena ootab mult hoopis kõrgemat standardit, ootab mu käest hoopis teistsuguseid käitumismudelit,
talle ei meeldi, kui ma söön liha näiteks, talle ei meeldi, kui ma teen seda ja seda, aine. Ei, aitäh, mul ei ole sellist isiksust minu ellu vaja. Et teisisõnu, see on hirm, mis hoiab inimest eemal sellise asja oma ellu, sellise momendi oma ellu võtmisel nii-öelda. Ja see viib just nimelt selle brahmani aspekti nii-öelda jällegi soodustab selle vastuvõtmist. Ja seal on siis impersonalistid, kelle siis käsitlus sellest ülimast siis nagu eneseteadustamisest ongi see, et seal tuuakse näide nagu mulliksed ookeani pinnal. Et me oleme siis nagu need mulliksed ja siis kui need mulliksed ükskord nagu plõks lahti lähevad, siis nad sulanduvad selle ookeaniga kokku. Kõige tähtsam, et meil ei oleks mingisuguse isiksusega mitte mingisugust tegemist. Et inimene tahab siin lihtsalt sulanduda kuskile, jätke mind rahule. Mulle aitab nendest isiksustest. Ja see on just nimelt hirm selle valu ees, hirm nende haiget saamiste ees, mida me oleme siin teistelt inimestelt saanud. Et see on väga lihtne põhjus, miks inimesed ei taha seda oma ellu. Ja kolmas põhjus, mille siis mida siis Bhagavad Gita välja toob, on siis viha, kroda. Ja see viha seisneb siis selles, et see tekib inimesel tasapisi siin elus otsides vastuseid, puutudes kokku erinevate filosoofiatega, erinevate õpetustega ja inimene, kuna sageli on need õpetused sellised puudulikud, ei anna inimesele lõplikke vastuseid, siis tegelikult inimene hakkab nendest pettuma. Ja sageli inimesed liiguvad ühe õpetuse juurest teise juurde ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see viib lõpuks selleni, et inimesel tekib lihtsalt sisemine trots, viha. Ja kui talle tuleks rääkima, et võt on veel üks variant siin, et Jumal on isiksus, et see lahendab kõik su probleemid, siis inimene on juba sellises staadiumist, ütleb, et minge kõik oma teooriatega sinna samussegi, kus te tulite, et mulle aitab nendest. Ma tean, need ükski ei tööta. Et selline sisemine elus pettumus. Et siin on ateism ja muud kõik võimalikud vaimsed suunad, mis siis käsitlevad vaid seda brahmani aspekti, siuke tühjus. Ma ei taha mitte midagi. Jätke mind rahule üldse igasuguste teooriatega, mul on oma elu, mul on oma mull. Nii et need kolm põhjust siis kiindumus ehk siis iha materiaalse maailma vastu on ju, siis hirm, et jällegi ma pean isiksusega hakkama suhteid looma ja siis viha ehk siis niisugune pettumus elus. Ja tegelikult neid tasub hästi meeles pidada, sellepärast, et nad saadavad meid tegelikult need kolm asja, isegi kui me alustame vaimset teest, nad saadavad meid ikkagi veel edasi. Et nad on meisse nii sisse juurdunud, meil kõigis on see hirm olemas haiget saada, meil kõigis on olemas tegelikult teatud pettumused, me oleme elus pettunud paljudes asjades. Ja meil on palju soove, palju ihasid, palju kiindumusi veel, nii et selleks, et jõuda puhta Bhagavani teadvustamiseni ja mõistmiseni, tuleb nendest kolmest asjast vabaneda, täielikult vabaneda. Et see ei ole lihtne ülesanne. See on raske ülesanne, aga see on võimalik. Järgmine kord ma räägin sellest natuke pikemalt. Nii, aga praegu ma tõmbaksin sellele osale nii-öelda joone alla, et kui tekkis siin mingi mõte või mingi küsimus või ettepanek Jumala aspektide osas, siis võime väikse siukse arutelu teha, et siis ma teises osas võtan ühe teise teema ja räägin sellega siis lühidalt läbi täna. Et kuidas tundus see Jumal oma aspektidega? Kas inimene, kellel on siis sellised iidolid, nagu sa ütlesid, et näitlejad või rikkad, kas temal on siis lihtsam võtta vastu seda personaalset Jumala aspekti? Või võiks olla, selles mõttes, et
tal vahet ei ole, tal on iidol see, talle öeldakse, nüüd on olemas seal keegi, kes on kõik võimas, et ta nagu... Jah, see on huvitav küsimus iseenesest. Ja, no, ma ei oska selle täpselt vastata, aga mulle tundub, et see oleneb ikkagi väga palju ikkagi inimesest, tema enda kogemusest ja noh, valmisolekust, et noh, ühest küljest võib see olla takistav tegur, et noh, just, et vastupidi, ta on kiindunud mõnesse siis nagu noh, reaalses materiaalse maailma inimesesse, ja ta ei ole nõus seda asendama kellegi teisega, aga teisest küljest jah, et kui tal on juba olemas keegi, keda kummardada, keda austada, siis noh, ta saab teatud mõttes nagu kultiveerida endast seda mingisugust maitset selle asja vastu, Tuleb uus seriaal, jälle tuleb uus iidol. Põhimõtteliselt, noh, nii öelda. Jaa. Et siis on nagu, sealt on nagu järk-järgul liikuda nagu edasi, kui tema näiteks jõuab siis selline. Sest et noh, kuna me sellised hinged oleme algselt oma olemuselt ja teadvuselt, siis hinge olemus ongi teadvustada ennast just nimelt selle Bhagavani teenrina ja suhtena, tal on olemas see suhe, algne suhe Jumalaga on temal olemas. Ja temast on sisse, järgmisel ma hakkan rääkima nendest teadvuse tasanditest. Et siis siin ka väga ilusti avaneb see tee, kuidas inimene nagu, kuidas ta jaoks siis nagu see noh, Jumal siis avaneb. Ja tegelikult inimesel siis läbi selle hinge algse olemuse on olemas just nimelt see soov, vajadus ja täiesti loomulik sükene olek kedagi kummardada. Et inimene näiteks kodus, inimene teeb endale nii või teisiti, ta loob endale selle kummardusobjekti kuskile. Noh, veedalikus kultuuris on kummardusobjekt, on jumalus, altar. Meil see puudub, aga see tähendab seda, et inimesed selle loomata jätavad. Inimesed loovad selle nii või teisiti endal kodus. Et noh, võtame näiteks, kui on mingi suur pidu, siis tavaliselt au kohal laua peal on ju mingisugune kallis pudel. Ja siis noh, võetakse seda ja vaadatakse ja antakse üksteise kätt ja noh, sükse teatud austusega selline, ta on objekt, millele siis nagu selline nagu eraldi tähelepanu on ja inimesed siis nagu suhtuvad nagu teatud mõttes lugupidamisega sellele ja valavad üksteisele. Et see on selline nagu inimlik. Või siis noh, meil on tänapäeval kodudes on siis televiisor on siis see altar nii-öelda, mida siis me kummardame. Ühesõnaga, inimesel peab olema mingi objekt, kuhu ta saab oma tähelepanu suunata, see on inimlik vajadus. See on mõistuse algne seisund, olla fokusseeritud ühele objektile. Et see, et me mõistus on nagu jookseb ühest kohast teise, see ei ole tegelikult mõistuse jaoks, ta ei ole sellega rahul tegelikult. Mõistusele meeldib, kui tal on üks objekt, mille peale ta saab kogu aeg mõelda, kogu aeg olla selle peale keskendunud. Ja kõige lihtsam on siis, kui see objekt on selline, ta on selline isiksus, kellel ei ole meile mitte mingisuguseid nii-öelda tingimusi. Kes armastab meid lihtsalt tingimusteta. Ükskõik, mida me tahame teha, ta laseb meil seda põhimõtteliselt teha. Tahame sõdida, palun. Tahame üksteist tappa, palun. Tahame elada, oma keha hävitada, palun. Vot selline suhe on Jumalal meisse. Ta ei sea meile tingimusi. Ja me unistame tegelikult sellest, et leida oma ellu keegi, kes ei seaks meile tingimusi. Sellepärast, et kõik, kes me tuttavad on, sõbrad, elukaasad, kõik nad ootavad veel midagi. Kõigil neil on mingid tingimused meile seotud. Ja me tunneme seda tegelikult. Ja see ei rahulda meid. Kas need tingimused ei ole seotud siis läbi just nimelt pühakirjad, et seal on väga-väga palju tingimusi, mida sa peaks tegema ja võiks teha ja selles mõttes, et tingimused ei ole siis otse ei tule Jumalalt, või need tulevad siis läbi selle käsitluse kuskilt teist kaudu. Tähendab, veedad ja Bhagavan, Jumal, ei erine teineteisest. See on üks sama. Veedad ongi Jumal. Ja need tuleb aru saada, miks veedad on kirjutatud. Et veedades on, näiteks kui me võtame Puranad, mis on siis nõelda selline selgitav
kirjandusosa nagu Vedades, siis nad jagunevad 3 ossa. On olemas tamaguunale, nii-öelda juhendused, ehk siis teadmatuse kuunale, on olemas kirekuunale ja on olemas voorsukuunale. Nii et Vedad annavad siis nii-öelda kogu inimese sellele skaalale, kogu inimkonnale, nad annavad igale ühele täpselt selliseid juhendusi, nagu inimestel vaja on. Ja Vedad on nii kavalalt koostatud, et üle 90% Vedadest on siis see karmakanda osa, mis õpetab tegelikult inimesi, kuidas suurendada oma naudinguid ja oma heaolu selles materiaalses maailmas. Kuskil 5% suurusjärk Vedadest räägib kõigest sellest, kuidas jõuda eneseteadvustamiseni. Nii et see, või isegi väiksem protsent, ma olen kuulnud 3% isegi. Ja sellest 3% murdosa, mingi pisikene osa räägib sellest, kuidas mõista Bhagavani. Ehk siis Jumala isiksuslikku aspekti. Nii et tegelikult üle 90% Vedadest räägib tegelikult, õpetab meile, kuidas siin maailmas natukene paremini lihtsalt elada. Ja mis su küsimus oli? Ei, selles mõttes, et kui Jumal ei sea meile käsitlus, siis jaa, just. Et tuleb aru saada, et enamus Vedade õpetusi on tegelikult meie hinge loomulik seisund. Aga me ei võta seda vastu. Me arvame, et me peame muutma oma elu ja hakkama mingit kunstlikku elu elama. Aga tegelikult on asi tegelikult vastupidi. Asi on selles, et me oleme praegu kunstlikku elu. Aga hakates järgima vedalikke juhendusi, me hakkame siis me jõuame selleni, et me hakkame oma loomulikus olekus nagu eksisteerima. Et see on meie loomulik seisund. Ja need juhendused, mida Vedad annavad, see on igal juhul nagu lähem loomulik seisund hingele kui see, mida me elame praegu. Selles on nagu kogu asja mõte. Okei. Nagu Jumal on nagu selles mõttes, et ta ei ole kiindunud mitte millessegi, miks on tal vaja anda õpetusi üldse. Tal on täitsa nagu, selles mõttes nagu üks koha tehke, mis tahad. Mingi siis üldse vaja nagu, milleks siis suunata vaja? Jumala suhe meiega on nagu isa suhe oma lastega. Kui isa laseb oma lapsed nii-öelda kodust välja, maailma, siis põhimõtteliselt ta annab neile nagu vabad käed, laseb neil minna, teha, mis nad tahavad. Aga isa jääb alati, vanemad jäävad alati ootama oma lapsi tagasi, sellepärast nad armastavad oma lapsi. Samas, nagu sama Radhanath Swami, kes läks oma vanemate juurest ära noore poisina 18-aastasena. Tal ei olnud üle poole aasta võimalust oma vanematele kirjutadagi nii edasi. Vanemad ootavad koju oma poegi, lapsi. Nad armastavad neid. Samamoodi Jumal. Nad tegelikult see, et ta meile loonud selle liivakasti siin selle materiaalse maailma. Ta lepib sellega, aga kui keegi otsustab tagasi minna, pöörduda vaimsesse maailma, siis see ainult rõõmustab Jumalat, sellepärast, et miks ta on loonud need elusolendid nii-öelda, selles mõttes, miks neid elusolendeid on nii palju, on just nimelt see, et algselt on igal hingel on oma svarupa, oma algne siis meeleolu, algne suhe. See, mis on täiesti unikaalne suhe Jumalaga. Ei ole olemas kahte täiesti identset suhet, svarupat. On siis nagu Bhagavan ja on olemas elusolendid. Ja mida rohkem neid erinevaid suhteid on, neid erinevaid meeleolusid, seda rohkem Jumal naudib seda.